ühel päeval või võib-olla hoopis öösel, sest vee all ei saa kunagi aru, kas seal on päev või öö, sest kala ei vaata kella. Igatahes juhtus nii, et merineitsi Miralda ärkas ja avastas, et ta kroon oli kadunud. See ei olnud mingi tavaline kroon, nagu printsessidel. Ei, see oli vetikakroon, millel oli 8 pärlit, 1 merekarp ja isegi väike taskulamp, et pimedas haigala eest ära ujuda saaks. Minu kroon! Kiljus Miralda nii valjusti, et üks kilu ehmatas ära ja hüppas õhku, tabades mööda ujuvat meremadu otsa. Meremadu muidugi solvus ja läks kohe Riigikokku kaebama, aga see on juba teine muinasjutt. Miralda vaatas vasakule, ei midagi. Vaatas paremale, ainult üks magav meritint norskas. Ta sukeldus sügavale merepõhja, kus elasid krabid ja muud krabisevad elukad. Kas teie olete minu krooni näinud? Küsis ta 8-jalgselt nimega Otto, kes parajasti keetis merekapsast. Krooni. Äkki panin selle kogemata supi sisse, ütles Otto murelikult ja võttis potil kaane pealt. Ega seal midagi kroonitaolist ei ulbi, aga ei ulpinud. Appi, ma olen ju ilma kroonita täiesti tavaline merineitsi, kurvastas Miralda. Keegi ei võta mind tõsiselt. Isegi krevett grill ei kummarda enam. Ta otsustas minna kuninglikku konnakaevu. See oli üks eriti sügav koht merepõhjas, kus elasid kõikvõimalikud targad mereelukad. Seal istus ühe limase kivi otsas vana pruun vetikas nimega Tibutõnu, kes kandis prille ja vaatas pidevalt läbi mikroskoobi, et jälgida planktoni tantsuvõistlusi. Krooni kadumine, pobises Tibutõnu. See kõlab nagu krookuse needus. Krookuse kes? Küsis Miralda. Krookus, vana merevõlur, kes kunagi armus iseenda peegelpilti ja sellest ajast peale varastab kõike, mis läigib. Käib ringi, räägib tagurpidi ja sööb ainult sädelevaid kive. Kui su kroon läikis, on see arvatavasti nüüd tema käes. Kuidas ma ta üles leian? Küsis Miralda. Meri on ju nii suur. Lihtne, ütles Tibutõnu ja tõmbas taskust välja väikese plastlusika. Võta see lusikas. Lusikas keerleb seni, kuni näitab suuna krookuse koopasse. Plastlusikas, kahtles Miralda. See on väga vana võlukunst. Isegi inimesed ei tea, et see tegelikult töötab. Ja nii Miralda viskas lusika. See keerutas ja pöörutas end, hõljus üles ja alla ja lõpuks osutas ühele eriti sügavale, pimedale koopale, kuhu tavaliselt isegi mõõkkalad ei läinud, sest seal pidi elama üks eriti vinge vetikas, kes ütleb igaühele ei. Miralda ujus sinna, kohati kartes, kohati unustades, et üldse midagi kartma peab, sest kui kõht tühjaks läheb, ei saa ju hirmust mõelda. Ta kohtas teel üht haugiparandajat nimega Peeter, kes pakkus talle soolast lestaleiba ja üht kalmaari juristi, kes väitis, et kõik kroonid peaksid olema kindlustatud. Lõpuks jõudis ta koopani. Koobas oli pime, külm ja niiske, ehk siis täpselt selline, nagu kõik koopad vee all. Seal istus krookus, pisut tolmune ja seljas läikiv kalavõrk. Tema ümber oli tuhandeid läikivad asju, hõbedasi kahvleid, pudelikorke, sädelevaid küüneviile ja muid inimeste merre visatud aardeid. Krookus, see kroon on minu, hüüdis Miralda. Knistrevlanok, kostis krookus, sest ta rääkis tagurpidi. Miralda võttis kiirelt lusika ja peegeldas sellega krookusele valgust silma. Krookus kissitas ja ütles siis.
Krookus kissitas ja ütles siis: olgu, võta kroon. Ta andis krooni tagasi, aga lisas: aga kinga jätan endale. King, mis king? Küsis Miralda, kuni vaatas oma saba otsa ja avastas, et seal rippus inimeste visatud kuldne beebiking, mida ta polnud varem enne märganudki. Võta, kui tahad, kehitas ta õlgu. Mul niikuinii 2 jalga puudu. Ja nii ujus ta tagasi, kroon peas. Kõik mereloomad rõõmustasid, kui Miralda tagasi tuli. Krevett Grill tegi isegi kummarduse, kuigi ta vist lihtsalt komistas vetikasse. Ja Meremadu, tema otsustas loobuda Riigikogust ja avas hoopis supiköögi, otse 8 jalg Otto kõrval. Ja kroon, seda kandis Miralda ainult pidupäevadel. Ülejäänud ajal kasutas ta seda supipotina, sest kõik teavad, kroon ei tee temast tublit mereneitsit, vaid hea huumor ja natuke soolast lesta.